PTEC-i ajalugu, et mis hetkest seda arvama hakatakse ja kuidas see ettevõte sündis? PTEC-i ajaloo arvamist ei oskagi täpselt öelda, millal see PTEC-i ettevõtte arvamine on nagu üks asi, aga tegelikult ikkagi kogu see tehnikasport ja tehnikaga tegelemine on tegelikult ikkagi lapsepõlvest peale olnud. Lihtsalt vahepeal oli see, et võimalused ei olnud sellised, nagu nad täna on ja sai tegeletud muude asjadega. Aga kuna vanema venna Peebu siis isu muude valdkondade vastu sai nagu otsa ja ta otsis muud väljundit, siis ta ikkagi jõudis kuidagi tagasi selle tehnika juurde ja siis esmalt hakkaski tegelema nende mootorratta varuosade tootmisega ja kuna lapsepõlve siuke unistus oli ikkagi siuke nagu pagiga tegelemine, siis see kogemata me jõudsime tagasi nende pagide juurde ja võib-olla siis võikski öelda, et 2017-18 sai algus selline PTEC-i autospordi poole. Mismoodi see auto nagu sündis, PTEC-i Crosskart? Tuli see nüüd päris valge paberi pealt? See on jälle selline keeruline küsimus, sellele ühe sõnaga vastata ei saagi, see oli ka jällegi selline lapsepõlvest olid ka sellised iidolid, kes pagidega sõitsid nagu Jaanus Ligur ja neid olid veel ja ka tema oli siis ikkagi Euroopa meister, et ta oli kõvad saavutused saanud ja see tundus põnev ja tegelikult see saigi alguse üldse autokrossist, et me alustasime tegelikult üldse esimese auto ehitasime lihtsalt hobi korras põllu peal sõitmiseks ja siis sealt, kuna me saime sellele tegelikult selline nõuete kohaselt tehtud, me saime sinna paberit peale, sellega sai isegi mõned võistlused tehtud ja tegelik huvi oli üldse nelivedused pagid, siis sai ka see pagi vahepeal ehitatud ja sellega siis proovitud erinevaid asju, aga kuna autokross on ikkagi siuke rohkem nagu ta ei ole meil populaarne, meil ei ole autokrossi radasid enam Eestis alles ja siin ta populaarne ei ole, siin sellega tegeleda ei saanud, siis me loobusime ja läksimegi ära siis rallikrossi ja siis hakkas see siis tänase Crosskardi selline tõsisem projekteerimine, sest see auto on ikkagi projekteeritud ja ehitatud siis arvutis, et siin ei ole juhuslikku midagi, et siin ei ole valge paberi peale midagi joonistatud. See auto see konstruktsioon on puhtalt teie enda välja töötatud või mis selle taustal on? Jaa, selle kohta on küsitud ka mitmeid kordi, et millist autot või keda me kopeerinud oleme, siis tegelikult kopeerinud me ei ole kedagi. Jällegi auto selline peainsener siis on olnud ettevõtte omanik Peep, ehk siis tal on omad ambitsioonid olnud ja siis ta otsis kokku erinevad et mis see Crosskardi kontseptsioon üldse on, et millele ta kõige lähedam on ja ta ongi selles mõttes on paljudele valmistab probleeme just see, et ta arvatakse, et ta on nagu auto, ta tegelikult pole auto, et ta on tema kõige lähem sugulane tegelikult hoopis kart. Ja siis saigi vaadatud erinevaid lahendusi ja siis need auto ja kardi vahepealsed asjad kokku pandud ja sealt ta siis mõtles ja katsetas oma siis fantaasiaid, et jällegi, et kui see ei ole nagu siis need kontseptsioonid ei ole meie välja mõeldud, et need on olemasolevad asjad, mis on siis kõik kokku pandud ühte masinasse ja leitud siis lõpuks väga hästi toimiv lahendus. Kuidas toimus nende erinevate komponentide valik, mootor, vedrustus, roolisüsteem? Komponentide valik oli selles mõttes üsnagi lihtne, kuna seal on tehnilised tingimused, mis määravad ära ja teevad selle valiku siis üsna väikseks. Et see sama siis paigimootor, mis täna kasutusel on, ka tollel ajal siis vaatasime seda, mida siis netsis oli lubatud ja sai valitud vastavad sellised komponendid vedrustuse poolest ja ütleme siis muud igasugused pidurid ja turvaelemendid, need on ikkagi valitud maailma siis tipptootjad, kes on aksepteeritud ka kõrgemates siis klassides.
Kui rääkida sellest auto üldkonstruktsioonist, siis ta oma väliskujult erineb kõigist teistest. Et mis selle taust on? Selle väliskuju taust tegelikult ongi seesama siis pagi, kuna selline klassikaline crosskart mingil põhjusel jällegi ise ei oska öelda ajalooliselt, miks ta nii on, sisaldab hästi palju sellist plastikkesta, aga meil oli just see, et ta peaks meenutama siis klassikalist nagu suurt pagi, mis siis neliveolised, mis on Euroopas autokrossis tuntud, et selline välimus oleks just teistmoodi, et see alguses oli paljudele väga harjumatu just, et seda plastikkesta ei ole nagu auto ümber siis, et meil oli just, et see toruraami osa oleks nagu selline nähtav ja selline teistmoodi. Ja aga kindlasti siis veermikus kasutasime võib-olla siis autokrossile mitte omapäraseid elemente. No üsna oluline osa on ka aero crosskardil, et kuidas selle välja töötamine käis? Selle aeroga on ka tegelikult selline, kui me alustasime jällegi siis autokrossist, seal see aero nagu väga oluline element ei ole, kuna kiirused on natuke teistmoodi ja pidamine natuke teistmoodi, siis tegelikult see aero tuli sellele autole jällegi selline, ütleme niimoodi, et nalja käigus, et esimene aero, mis me üldse autole külge valime, oli siis kas äkki 2022 aastal esimene hooaeg, kui me üldse sõitsime ja see sai sellepärast pandud, et meile öeldi, et aga teil ei ole autol tiiba. Ja siis vanem vend jällegi mul võttis siis internetist lahti, otsis ühe vanema Formeli tiiva ja tegi sellest siis siukse täitsa labase koopia sellise nagu täiesti lehtplastikust, et lihtsalt nagu ilu pärast või siukse välimuse pärast või et ta nagu jääks silma selleks, et ta sinna siis autole külge panna. Ja selle käigus me tegelikult avastasime, et sellel oli nagu ikkagi teatav mõju ja siis hakkas nagu selle aero tõsisem arendamine ja siis sai ikkagi teaduslikult seda tehtud ja igasugused erinevaid elemente ja see vanem masin, mis meil siis täna enam lubatud ei ole siin Põhja-Euroopas, siis seal arenduse käigus avastasime ka igasuguseid kõrvalnähtusid, ehk siis jahutus kõvasti paranes, meil polnud autodel jahutusprobleeme, sellega sai rehve jahutada, seal oli nagu väga palju selliseid positiivseid asju, mis tegid lahjema mootoriga auto ikkagi teistest kiiremaks. Kui nüüd võrrelda seda esimene hooaeg 2022 ja siis tänast Euroopa meistrivõistluste poodiumi kohale jõudnud crosskart, et kui erinevad need autod on? Suures plaanis need autod ei ole väga erinevad, aga seda autot on selles mõttes kindlasti paremaks tehtud, pidureid on arendatud kõvasti ja siis see aerodünaamika pool on just see, et teda on viidud vastavusse siis täna Euroopas olevatele reeglitele, ehk siis Euroopas on hästi ära reglementeeritud, millist aerot üldse võib kasutada ja seda kontrollitakse ja auto on täna nendele reeglitele siis vastavaks tehtud ja seda ei saaks öelda, et see aero mõju oleks täna väiksem, sellepärast et tänane tiib, mis autol on ikkagi siis nii-öelda siis teaduslik töö, siis see esimene tiib ja siis see teine tiib, mis meil oli selline vaakumiga töödeldud plastmass, oli meile endale hea lihtne teha ja ta oli kerge, ta ei lagunenud ära ja teda oli odav toota, aga tal oli olemas nagu mõju, aga see nii-öelda tänane tiib, mis on ikkagi arvutuste põhjal nagu siis välja tehtud, siis selle mõju on kordades suurem kui see esimene olemasolev tiib. Kui nüüd rääkida nende autode valmistamisest, et oskad sa kirjeldada seda protsessi, et kuidas sellest üksikust prototüübist sai siis nii-öelda seeriatoode ja kuidas see käivitus nii-öelda autode valmistamine seeriaviisiliselt? Sellega oli niimoodi, et see autode tol hetkel, kui me sellega tegelesime, see crosskart oli lihtsalt selline nii populaarne ja selle hinna kvaliteedi suhe oli siis hea, ta on ka täna väga hea, kuigi ütleme siis peale seda koroonat on kõik komponendid läinud nii palju kallimaks, et see auto hind on peaaegu kahekordistunud. Aga tolle hetkel oli selle auto, see sai Eestis
ülipopulaarseks, selle eest muidugi suur tänu Raul Oravale, kes selle spordi üldse siia Eesti siis nii-öelda maale tõi ja kuna siis meie eesmärk oligi nagu selline, et ehitada ja toota sama konkurentsivõimeline auto vähemalt, mida siis Euroopas saab ja lihtsalt oligi niimoodi, et kuna meie masinapark võimaldas seeria tootmist ja see auto ehitati valmis projekteeriti arvutismudelitena, siis see võimaldas seda teha ja siis see huvi oli olemas ja oli selleks täpselt õige hetk ja aeg ja siis sai neid ikkagi tehtud väga palju ja Baltikumis, ütleme siis Eesti oli koht, kus oli see crosskardi sport kõige populaarsem, Lätis, Leedus, tol hetkel oli ta ikkagi üsna vähe levinud. Palju nõudis prototüüp kohandamist, et taas teha seeriatoode? Sisuliselt oli niimoodi, et see auto projekteeriti juba prototüübina selliselt, et ta ühesõnaga ühtegi juppi sinna ei sattunud juhuslikult külge, et ta oli kohe selline auto, mida kui ta kokku keevitati, ta kohe töötas ja toimis, et seda ei pidanud väga ümber nagu ehitama. Ainuke auto, mis kui me prototüüpidest rääkida saame, on see esimene mudel, mis sai ehitatud põllu peale, siis ta oma omaduselt oli väga sarnane sellega, millega me täna võidu sõidame, aga kuna ta oli kõik tehtud rauast, siis ta oli 100 kilo raskem kui tänased võidusõiduautod. Sa kirjeldaksid seda tootmisprotsessi päris algusest kuni nüüd selle hetkeni, kui see auto nii-öelda garaažist välja sõidab, et millised need etapid on ja kuidas selle auto valmimine käib? No selle auto siukene täna jällegi on see, et kõige suurem töö käib tegelikult arvuti taga, projekteerimine, kõik mudeldamine, kõik sellised asjad ja siis, kui see on nagu täiuslikult valmis projekteeritud ja kõik üle vaadatud, et kõik liigub ja toimib ja miski ei sega midagi ei ole vaja küljest ära lõigata, siis hakatakse tegema rakiseid ja mudeleid. Need rakised saab samamoodi projekteeritakse kõik arvutis valmis, et tegelikult tänapäeval sellise auto tootmine või ehitamine seeriatoodanguna on kordades lihtsam, kui seda tehti kunagi nii-öelda EPT ajal, sellepärast, et siis pidi ikkagi palju asju nii-öelda katsetama ja proovima ja ehitamise käigus selgus, et miski asi segab midagi ja oli vaja jälle lõigata ja uuesti kinni keevitada, aga arvuti mudeldamise puhul on kui sa tahad midagi lisada või muuta või teha, siis see käib kõigepealt arvutis, siis tulevad kas siis rakised või mudelid ja juba saabki selle auto külge panna. Täna ükskõik, kui me tahame uut tiiba panna või paaki või midagi lisada, et siis seda tehakse esmalt kõigepealt siis arvutimudelis ja siis tehakse reaalsed asjad valmis. Kui palju see auto on nagu kohandatav vastavalt sõitja soovidele? Sellega on nüüd niimoodi, et see eelmine mudel, siis, mis oli mõeldud ainult siis Baltikumi ja Põhjamaade jaoks, mis ei omanud siis FIA sertifikaati, seal olid võimalused natukene piiratumad, aga kuna tekkis jällegi siis hästi palju siukse etteheiteid või siuksi küsimusi, et meil on startidega mingid probleeme ja mingid seadistumise küsimused, siis see uus mudel, mis on nüüd nii-öelda FIA sertifikaati omav raam, siis siin on ikkagi võimalik panna täiesti individuaalselt igale sõitja sõidustiilile, kõigele siis vastavalt vedrustuse geomeetriat, et see on palju laiema reguleerimisvõimalusega tegelikult, kui oli see eelmine mudel. Kui palju on BDF crosskarte valmistanud ja mis see tehase tootmisvõimsus on? Valmistanud oleme tänaseks umbes kuskil 25 pluss masinat. Tootmisvõimekus on, võiksime toota aastas sama palju masinaid, kui oleks siis piisav selline turg. Aga täna on siis aeg on nii keeruline, et see ikkagi, kuna see toode on ka selline, et mida nagu väga kergelt liisingusse ei saa nagu osta, siis ikkagi see raha on nagu põhimurena. Et see täna on jah, siukene, kui majandustõusu poole pööraks, siis kindlasti oleks lihtsam, aga ütleme siis Kesk-Euroopast ja Poola kindlasti on selline maa, kus on täna avatud turg, kuna seal on see alles arengujärgus see sport, et siis midagi saab teha ja muidugi meie eesmärk nagu ei ole tehasena nagu valmistada mingisugust masstoodangut, et me toodame aastas 200 masinat või mis iganes, et pigem on selline, et toota
väga kiiretele sõitjatele, mis on mõeldud ikkagi siis väga, ütleme siis just see viimane mudel, et mis on mõeldud ikkagi sellisel siis nii-öelda maailmatasemel võidusõiduks. Kui Riia EM-etapil tuli 2 autot olid finaalis ja Armin Raag siis tuli ühega teiseks, et kas seal ka see põhimõte juba toimib, et pühapäeval võidad ja esmaspäeval müüd? Sellega on niimoodi, et tegelikult oli juba jällegi seoses sellega, et see vana auto on juba nagu ennast tõestanud piisavalt hästi, siis tegelikult meil oli juba klient enne Riia etappe, kes tahtsid juba osaleda Riia etapil selle sama masinaga, aga kuna jällegi FIA autoga on see, et see omab väga palju homologeeritud osasid, siis kõiki osasid ei ole võimalik nagu üleöö poest saada, siis, ja tühju lubadusi klientidele jagada ei taha, siis lihtsalt hetkel jah, nad on nii-öelda ootelistis ja siis vaatame, mis siin saab, kas siis saab selleks hooajaks kellegi veel PTEC autoga sinna starti või juhtub järgmine hooaeg midagi. Kui rääkida PTEC-i just selle crosscardi tootmise poolest, et sinu enda või siis ettevõtte mõttes, et millised on niisugused olulisemad verstapostid on olnud? Sportlike saavutuse mõttes või lai? No kindlasti on tore saada FIA-l, ütleme siis FIA, kui me räägime üldse Euroopa meistrivõistlust, see on täna siis crosskardis sisuliselt maailmas kõige siukene võib-olla tituleeritum klass, et praegust enam kangemat versiooni ei olegi sellest, et rallikrossis, et meil oli kunagi arutelu, et meie käest küsiti, et kuhu nagu, et mis see siis siht on, et kuna Rally X tol hetkel Põhjamaade sari oli kõige kõvem sari, siis seda ei peetud võib-olla nii heaks sarjaks või selliseks nagu tõsisevalt võetavaks sarjaks ja superkaarides oli olemas siis too hetk maailmameistrivõistlused ja Euroopa meistrivõistlused, siis täna oleme saanud öelda, et meil on ka nüüd olemas nagu Euroopa meistrivõistlus, et kindlasti selle sarja topis olemine on kindlasti juba väga suur tunnustus, et meil selliseid eesmärke otseselt ei ole, et me kuidagi survestaksime sõitjad, et nad kindlasti peavad selle tiitli kätte saama, et seal sarjas täna osalevad ikkagi kõikide riikide kõige edukamad siis nii-öelda crosscardi sõitjad ja see on tehnikasport, et enne hooaja lõppu kellegile värga kaela ei paneks.